Tere tulemast tagasi minu YouTube'i kanalile ja nagu pealkirjast oli juba näha, siis tänane video on selline video, kus ma näitan 10 enda lemmikut selle aasta meigitoodet. Ja muidugi, kui te jälgite mind TikTokis, siis te teate, et selles videos tuleb väike loosimäng, aga sellest ma räägin alles video lõpus. Aga niisiis alustame esimesest tootest, milleks on tegelikult mitte päris meigitoode, aga siiski näotoode, milleks on Smoothie Skin'i näokreem ja ta on mõeldud kuivale nahale ja minul on väga kuiv nahk, eriti talvel. Nii et see on mind hetkel igapäevaselt hädast välja aidanud. Ma kasutan seda hommikul, õhtul, kui ma olen nägu pesnud, mul läheb nägu kohe kuivaks, ma panen seda peale ja see mure on murtud. Seega läheb see ka mu meigi alla, nii et ma olen väga-väga rahul. Ja ma näitan teile ka sisemust, et oleks näha, et ma olen tõesti seda väga jõudsalt kasutanud. Ja isegi mitte terve aasta, aga pool aastat või ma ei mäleta, millal ma selle sain. Igatahes sellest ajast peale olen ma seda kasutanud. Järgmiseks tooteks on selline CC jumestuskreem, millel on SPF 45 ja üleüldiselt ta on selline nagu dewy ja jätab väga mõnusa tulemuse. See on toonis portselan ja mulle meeldibki, et tal on ka veel see nagu pump ehk ma ei tea, ta on kuidagi mugav ja ta on medium katvusega. Ma väga loodan, et teid ei häiri natuke see, et ma siuke kaldus olen, sellepärast et mul on siin tool ja siin on juba sein, ehk ma nagu toetan ennast niimoodi. Ja kuna me juba nahatoodetest räägime, siis ma lähen ka edasi siit oma lemmiku concealeriga, milleks on NYXi Can't Stop Won't Stop Concealer toonis Light Ivory. Ja seda ma kasutan põhimõtteliselt igapäevaselt, kui ma teen meiki. Jumestuskreemi ma ei kasuta igapäevaselt, aga seda küll. Sellepärast, et mul on väga tumedad sinised silmaalused juba lapsepõlvest peale ja see on selline concealer, mis on suutnud seda katta. Kohe jõuame ka silmatoodet juurde, aga ma tahan näidata teile enda ühte salajast uut toodet, milleks on She Glammy Freckle Pen ja see on võlts tedratähnide tegija. Tal on selline aplikaator ja ta töötab super hästi. Praegugi on mul tehtud need võlts tedratähnid ja ma tahan öelda, et jah, mul on tegelikult enda omad olemas, aga nad tulevad välja ainult suvel või siis, kui ma olen hästi palju päikest saanud, mida Eestis väga tihti ei ole. Nii et ma kasutan seda, et taastada enda päris tedratähne. Viiendaks tooteks on NYXilt kingitusena saadud Buttermelt bronzer ja ta on light medium ja nagu soe. Selline näeb ta seest välja, mul on see ka praegu peal, aga ma kannan alati hästi vähe seda peale, sest mul on kogu aeg tunne, et ma panen üle, kui ma panen rohkem. Ja siis pärast, kui lähen kuskile välja, siis saan aru, et tegelikult oleks võib-olla isegi võinud veel panna. Aga see selleks. Aga nüüd liigume lõpuks kulmude juurde. Ma leidsin sellise Vivienne Sabot 04 toonis kulmumarkeri, mis teeb imehästi, imepisikesi kulmukarvakesi, oleneb kui kõvasti vajutad. Ta jätab väga loomuliku tulemuse ja ma kasutan seda vajadusel, kui mul on keemiline kulmuvärv hakanud hajuma ja mul on vaja karvakesi juurde joonistada. Järgmiseks tooteks on She Glammy Chromazone Multichrome Gel Liner. Tal on ka selline otsik olemas, aga muidu ta on ise selline. Ja ilmselgelt ma ei kasuta sellist asja iga päev, aga kui on vaja midagi põnevat teha, siis see on minu go-to. 8. ja 9. toodet ma mõtlesin, et ma näitan samal ajal, sellepärast, et need on samad asjad, ainult et ühte ma kasutan üheks asjaks ja teist teiseks. Siin on minu 2 lemmikut ripsmeduši. Seda Glam Uperi ripsmeduši, mis on ka veel seerumiga, kasutan ma siis, kui on näiteks väga palav või kui ma käin reisimas ja ma ujun kuskil vee sees. See on selline ripsmeduš, millele saab alati loota, sellepärast, et kui vesi või ükskõik mis sinna peale satub, ta ei tule mitte kunagi maha. Aga samuti on ka see ripsmeduš minu lemmik, sest see ripsmeduš on äärmiselt tugev ja ta teeb hästi sellised lopsakad ja tumedad ja pikad ripsmed. Ta annab väga palju volüümi, aga sellel ripsmedušil on teistsugune konsistents ja ta päris sellist efekti ei jäta nagu see, aga ta on hea jällegi teisteks asjadeks. Ja viimaseks tooteks on selline liner. See on mul ka praegu peal. Ta on Makeup Factory Liquid Color Liner. Ta on põhimõtteliselt selline sinakas rohekas nagu minu silmad ja sellepärast ma selle ka ostsin. Mulle meeldivad üleüldiselt värvilised linerid, nii et see oli minu arvates mega hea ost. Samuti on ta kuidagi nagu naturaalsem kui näiteks musta lineriga seda kõike teha. Igatahes ma olen täielikult selle lineriga hakanud tegema enda igapäeva meiki ja jätnud musta lineri minevikku. Aga muidugi ma ei väida, et ma enam kunagi musta linerit ei kasuta. Must liner on ikkagi klassika. Tegelikult neid asju on veel, aga kuna ma igapäevaselt mingit full glam'i ei tee, siis ma mõtlesin, et ma toon välja just need tooted. Aga nüüd on üks osa videost läbi ja nüüd on aeg rääkida giveaway'st ehk loosist.
ma mõtlesin üpris kaua, et kuidas oleks mõistlik seda loosi üles ehitada ja ma jõudsin sellise põneva mõtteni, et ma panin siia kotikesse kõik need asjad, mida ma kavatsen välja loosida. Siin on väga palju meigitooteid. Pakikeses on 15 meigitoodet. Ma tahan teha niimoodi, et ma tahan 5 erinevale inimesele siit kingipaki kokku panna. Ehk siis iga inimene saaks endale 3 toodet. See võib tunduda võib-olla vähe, aga samas ma mõtlen, et ma tahaks nagu rohkematele inimestele ära anda. Ehk siis, ma ei tea, peate leppima. Ja kõikide nende asjade väärtus on suur nii rahaliselt kui ka kvaliteedi poolest. Ma loodan, et teile see idee sobib. Ma teen siis niimoodi, et ma võtan siit pimesi 3 toodet ja need tooted saab siis üks võitja endale. Ja niimoodi ma panen kokku 2 pakki. Ja kui pakid on kokku pandud, siis ma räägin ka teile, kuidas loosis osaleda. Mulle meeldib asju teha sellise väikse vimkaga, sellepärast et teisiti on suht igav. Nii et minul on ka nüüd väga põnev, mis asi läheb esimese paki esimeseks tooteks. Nii, natuke segan, mõtlen ja see jäi mul kätte. Niisiis esimese loosipaki esimeseks tooteks on siis Butter Glass Tony's Madeline. Ma tahan siia juurde öelda, et ma kasutasin täna seda Butter Glassi. Mul on see praegu peal ja kuna ta on selline nude pruunikas, siis ta kulub kindlasti ära. Nüüd ma panen uuesti silmad kinni ja vaatan teise toote. Kuule, kes iganes sa selle esimese paki endale saad, sul on räigelt vedanud, sest see on siis see Buttermelt Blush. Ma näitasin teile seda bronzerit, aga ma ise panin ka seda Buttermelt Blushi peale ühes teises toonis. Ehk siis see kulub sul kindlasti ära ja ta on nii hea lõhnaga, nii et nagu jah. Ja see on siis toonis 01. Ise ma kasutasin täna seda ja see on 02. See kombo siin kõlab juba väga hästi, nii et kohe saame teada, mis läheb sinu 3. tooteks. Samas ma mõtlen, et miks ma silmad kinni olen, ma niikuinii ei näe siia sisse. Ma siis olen lihtsalt silmad lahti. Sinu 3. tooteks saab... See on ka samuti Butter Glass, aga see on siis roosa ja see on siis Candy Swirl Edition. Ja see on siis toonis Sweet Slushy. Nii et selline su saatus on. Minu arvates kõik need tooted on super head, aga ütleme niimoodi, et siin loosis tulevad kõik tooted head, nii et... A win is a win. Aga paneme siis kokku teise loosipaki. Nii, mis mulle kätte jääb, on see. Okei. Sina saad endale siis Sweet Cheeks blushi, sellises virsikutoonis. Mina kasutasin üks päev seda blushi. Ma võtsin selle sealt jõulukalendrist endale. Ja ta tundus hästi tume alguses, aga siis ma sain aru, et ta tegelikult ei ole. Sul on täiega vedanud sellega, sest ma jäin ise väga rahule. Toon on siis Coralicious, ehk siis mingi korallikas nagu. Kindlasti väga ilus ja ekstra ilus, ma arvan, et kevadel ja suvel. Vaatame nüüd, mis on sinu järgmiseks tooteks. Nii, see jäi mul kätte. Soft Matte Lip Cream. See siin on minu oma. Minu oma on siis natuke tumedam, samuti olen seda väga palju kasutanud. Ehk siis sul vedas täiega. Ja vaatame nüüd, mis on sinu 3. toode. No nii. Kuulge, kui te olete vaadanud mu TikToki, ma täiega kaua mõtlesin, kas ma tahan seda endale või mitte. Ja siis ma leidsin ühe teise ja otsustasin, et ma panen selle pakki. Igatahes vedas sul praegu täiega. See on siis Fat Lip Drip Oil. Ja need õlid on väga head. Ja näitan ka kõiki neid asju koos, mida sul on võimalik endale võita. Järgmises videos ma teen samamoodi, aga praeguseks on siis nende pakikestega kõik. Aga nüüd ma siis räägin, kuidas loosis osaleda. Esiteks sa pead seda kanalit jälgima hakkama, ehk siis subscribe ima. Samuti like seda videot ja väga suureks boonuseks on ka see, kui sa paned selle bell notificationi sisse, et sa minu järgmistest videotest ilma ei jääks. Ja et ma teaksin, et sa võtad osa, pead sa kirjutama kommentaaridesse enda Instagrami nime, et ma saaksin pärast sinuga ühendust võtta. Ja enda Instagrami nime kõrvale kirjuta ka kumba pakki sa tahaksid ja miks. Ja boonuseks on ka see, kui sa hakkad mind Instagramis jälgima. Ja võitjad selguvad kas jõuludeks või veidi enne jõule. Aga nii kauaks siis ilusat jõuluaega ja näeme juba järgmises videos. Ja nagu juba öeldud, siis ka järgmises videos panen ma kokku ühe loosipaki.